tere, armas teekaaslane, minu nimi Stella Shakti. Teeme kaardi lugemise teemal, mida sa ei tea, aga sa võiksid teada või teadvustada või meelde tuletada selle olukorra või inimesega suhtlemise kohta, et sa oleksid suuremas valguses, et selle kaardi lugemise eesmärk on see, et sa saaksid tagasi ise tulla rohkem keskmesse kohale, enda tõega kontakti, et sa saaksid aru enda intuitsiooni juhatusest ja ma palun juhatust meile kõigile läbi armastuse, läbi valguse, ilmutagu endast kõrgem tõde kõikides vajalikes kohtades, mida meil on vaja teada. Ja sa võid küsida 1, 2 või 3 olukorra või inimesega suhtlemise kohta. Nii et see on selline peegeldus sulle, võta siit vastu loomulikult see, mis sinuga ühtib ja mis mitte jätta kõrvale. Et sa saad aru selle järgi, kuidas sa ennast tunned, kui sa mingid sõnumid kuulad ja tunnetad, kui sul on avarduv tunne ja sisemine jaatuse tunne, siis liigu selle vooga kaasa. Kui sa tunned, et mingi asi ei kõneta ja ei ole nagu sinu jaoks õige, siis vaata mingit teist gruppi või vaata mõnda teist videot, et siin tuleb hästi kasutada seda sisetunnet, et me ei läheks kuidagi endale vastu. Ja see võib-olla ongi see põhjus, miks sa praegu seda kaardi lugemist oled tulnud vaatama, sest sa oled tundnud, et midagi on olnud nagu kooskõlast väljas. Kas sinu mõtted ja tunded on kuidagi olnud eri keelt või on väga rasked tunded olnud, mis võib-olla ka on tingitud sellest, et sa oled antud faktide põhjal teinud vale järeldused, mis sa praegu oled kogenud, kuna võib-olla on siin olnud kas karmaliselt või mis iganes põhjustel sinu enda mingisugused kohad üles tulemas ja praegune olukord lihtsalt aitab seda kohta sul üles tuua, et sa saaksid seda rahulikult tagasi armastusse ja valgusesse sulatada. Praegune olukord, mis iganes gruppi sa vaatad, ma tajun, võib olla seotud sinu eelnevate eespool toimunud sündmustega, mida sa oled elus kogenud. Ja praegune olukord on siis kas mingit laadi kordus või mingit laadi muster ja me hakkamegi vaatama, et mis mustritest see praegune olukord on võib-olla lahti hargnenud või siis rohkem pusasse läinud ja vaatame ka kindlasti lahenduse energiat, et vaadata, kuidas sa saad ennast sellel teekonnal või selles suhtes või nendes olukordades paremini toetada ja et sa saaksid tagasi ühenduse enda algallika olemusega, et kindlasti võtame sellised spetsiifilisemad nõuandekaardid ja aitäh, kallid kaitseinglid, vaimsed teejuhid, et te abistate meid selle olukorra või nende olukordade mõistmisel kõikidele kõige kõrgemal moel, et see oleks kõikide kõrgemaks hüvanguks. Aga läheme siis esimese kaardi lugemise juurde ja alustame kõigepealt väikse taotluspalvega. Anname vabaks kõik võõrad energiat, projektsioonid meile, oleme valmis vastu võtma enda tõde, oleme ise enda elus esikohal ja valime nüüd häälestuda sellele, mis on tõesti meie jaoks kõige kõrgem ja kõige õigem praegu märgata. Võime vaadata, mis on selle olukorra või situatsiooni algpõhjus. Kas see on mingisugune karmamuster, mida me oleme ise varasemalt loonud? Vastus tuleb jaa ja suure tõenäosusega sa oled kas ka juba taibanud või mõistnud, et selles situatsioonis, mille kohta sa praegu küsid ja milles sa soovid lahendust, et tegelikult sa oled taibanud, et siin on olnud mingisugune enda panus toimunud kas varasemalt või praeguses hetkes ja algallikas palub sul öelda, et praegu see olukord on siin sinu jaoks, et sa tõuseksid vaimsel tasandil kõrgemale tasandile, et sa läheksid rohkem enda sisse, et see ei ole olukord, mis nõuab sult nii-öelda nagu välisega võitlemist või väliste tingimustega pahandamist, vaid et on vaja minna enda südamesse ja järele vaadata, mis on see,
mida sul on praegusel hetkel üldse vaja vaadata, et võib-olla esimene samm on vaadata, et mida mul üldse on vaja enda sees aru saada, mis taipamist ma vajan, ma taotlen taipamist selle kohta, mis taipamist ma praegusel hetkel üldse vajan. Ja tead, see olukord on sulle tegelikult tulnud sinu väge tagasi tooma, see ei ole tulnud siia ja see situatsioon ja see inimene ei ole siin selleks, et sind kuidagi maha teha või hävitada, vaid selleks, et sa koguksid enda seest enda väe, enda justkui sellise otsusekindluse, enesekindluse, endaga kontakti, just nimelt see, et sa oled enda südamega hästi kontaktis, et seda otsust, taipamist on vaja teha. Ja peagi sa näed, miks see kõik vajalik oli, et võib-olla praegu on olukord selline tuline, ei ole veel sellist täielikku jõustatuse tunnet või sellist täielikku edasiliikumise tunnet, et võib-olla pigem on see, et ma olen nii palju juba teinud, aga miks veel seda kergust ei ole. Aga universumi sõnum on sulle see, et tule iseenda sees kergusesse, tule sellesse kohta, kus sa oled endaga niivõrd kooskõlas, harmoonias oma mõtete ja eneseväljendusega, et see, kuidas teised on või see, kuidas teised asjadesse suhtuvad või suhestuvad või asju näevad, et see ei lükka sind sinu keskmest minema, et isegi kui see on võib-olla mõnes mõttes ebamugav, ebameeldiv, siis samas sina jääd seejuures hästi keskendunuks südamele ja sellega sa aitad ka neid, kes võib-olla on keskmest kaugemale läinud, ehk siis öeldakse eesti keeles väga ilusasti, et endast välja. Et see, et sina tuled hästi endasse kohale, hoiad ruumi, oled see sammas rahumajakas. Võimalik, et siin on tunne, et on ka vaja endale andestada või maailmale andestada või ühesõnaga sellist vabastamist enda seest teha, aga et sa keskendud ikkagi sellele kõige kõrgemale visioonile, mitte sellele, et nüüd lähebki kõik halvasti, vaid sellele, et kõik saab minna väga hästi. Et see suund ja juhis praegu sul on see, et võta kõik hirmukihid enda silmade eest ära, et siis sa näed selgelt. Ja selleks on sul vaja ise osata lõdvestuda, et mitte minna nagu sellise tulise energiaga nendesse vestlustesse või olukordadesse, vaid näe ise läbi, kus kohas sa oled olnud selles hirmukütkes või hirmuillusioonis, et need kohad on tegelikult aktivatsioonid, et iga väljakutse on tegelikult aktivatsioon ja kuigi see olukord võib tunduda sulle praegusel hetkel selline mürgine või nagu ootamatu ja nagu on tulnud selline järsk valus käivitus, siis tegelikult see olukord aitab sul kasvada just nimelt, et sa kasvad nüüd hästi endaga kooskõlla, et võib-olla siin on varasemalt toimunud midagi sellist, kus sa tunned, et sa oled läinud enda tõe vastu, enda südame vastu või mingite kokkulepete vastu. Et siis see väikene torge või selline mingit laadi ebamugavust, mis praegu on tekkinud, võib meid aidata nagu hästi endaga kooskõlla tulla, et okei, ma läksin varem enda vastu, sellest mina sain haiget, võib-olla ka teised said haiget. Aga sellest kogemusest ei pea mitte alla vanduma, vaid võtta seda väikest mürki kui tervendust, et väga paljud ravimid ju tegelikult ka looduses on, mitte kõik, aga väga mitmed ravimid on sellised, mida tuleb võtta hästi-hästi natukene, et suures koguses see oleks mürgine, aga väikses koguses see aitab terveneda. Et selline mingisugusest suurest kihist läbiminemine, kus on olnud võib-olla selline ebakõlalisus endaga, toob tegelikult liikumise pimedast ajast väga helgesse ja väga valgesse ajastusse. Nii et praegusel hetkel on tarvis lihtsalt lõdvestuda, rahuneda ja vaadata enda sees, kus ma endale läksin vastu ja ma valin nüüd täielikult pühenduda sellele, et ma elan endaga kooskõlas. Ja sageli on ka paari suhtes need kohad väga selgelt ju peegeldumas, et kui me läheme enda vastu, siis
partner ka mingis mõttes peegeldab seda meile, et siis on vaja rohkem tulla endaga kooskõlla ja teadvustada, et kõik läheb hästi, et varem või hiljem tulevad kõik südamesse tagasi ja kõik alati laabub ja selleks, et see heaolu ja kogemus oleks stabiilne, on vaja hästi teadlikult luua otsus ehk kavatsus ja valida, et kuidas ma nüüd elan, et ma enda poolt olen võimalikult puhas, eluterve, kannatlik, kaastundlik, sõbralik ja et ma võtan nagu kõikide osapoolte sisemised lapsed endale hellalt sülle ja lohutan ja õnnistan neid selle asemel, et uksi paugutada või lahmida. Et siin ei ole vaja absoluutselt kiirustada, et see, mis siit olukorrast hästi läbi aitab, on just nimelt hästi rahulik kulgemine ja mitte selline jõuga toimimine, vaid see, et ma annan kõigile aega, ma annan kõigile seda rahuruumi, ma olen kohal, ma olen jumalikult juhatatud, kuidas seda olukorda lahendada või seda situatsiooni paremuse suunas tuua. Ja me võime alati paluda ka valgusmaailmalt kaitset, sest et tõelise armastuse suhe ja need kogemused, mis on meile saatuse poolt määratud, need on jumalikult kaitstud ja kui me tunneme ennast ebaturvaliselt või tunneme, et mu partner tunneb ennast ebaturvaliselt, siis me võime alati paluda kaitseingleid ja vaimseid teejuhte, et kallid valgusinglid, kaitseinglid, valgusmaailma abilised, kes te olete joondatud 100% puhta armastuse energiaga. Ma kutsun teid praegu nii ennast kui minu partnerit, kellega see kogemus toimub. Kutsun teid ümbritsema meid puhta valguse, armastuse, kaastundlikkuse ja õnnistustega, et kõik saaksid tunda ennast taas turvaliselt. Ja kui on näha olnud, et tõesti, et oleme ise läinud enda vastu, siis on siin soovitus väga selge, et andestan endale ja teistele, et ma luban nendel haavadel terveneda ja meil tagasi tulla vabadusse, vabadus olla puhtas armastuses. Et selline enesele armastuse ja enesele halastuse pakkumine on valgustatuse teekonnal üks väga oluline koht ja öeldakse ju seda ka, et ei ole ühtegi pühakut minevikute ja ühtegi pätti tulevikute, ehk siis kõikidel meil on olnud ju need õppeprotsessid, kus me oleme läbi läinud nendest pimedatest kohtadest, et tagasi valgusesse tulla. Ja vaata, kui ilus Ganesha ütleb, et siin on päris garanteeritud see, et see kõik kogemus laheneb, et kahekordselt tuleb see sama delight sõnum, mis räägib sellest, et väga helge ja väga positiivne ja väga valguses kogemus on võimalik. Et seda olukorda me saame teadlikult väestada ja luua, et võime kutsuda loovuse ingli, et kallis loovuse ingel, palun aita mul luua turvaline ja valguskülane ja tõega täidetud ruum nii minu sees kui kõikidele asjasse puutuvatele. Ja aitäh, et ma olen aus, aitäh, et ma väljendan oma tundeid ausalt, aitäh, et ma hoian iseenda tunnetele ruumi, et ükskõik mida ma tunnen, et selle asemel, et süüdistada või näpuga näidata, ma valin tunnetada neid kohti ja ennast ise halastuse armastusega üle ujutada. Et kindlasti sellel keerulisemal perioodil on oluline enda eest hästi hoolitseda, et ilusti süüa, teha trenni, teha hingamisharjutusi, teha, et kõik mainetasand hästi voolaks, et ei oleks selline nagu kõigele käega löömine, et kasuta seda aega, mis praegu sul on, selleks, et sa panustad ise parimal moel, mis sa oskad. Et vahel on meil vaja lihtsalt anda inimestele ruumi ja tegelikult teised tunnevad ära, kui me oleme taas tasakaalus,
et tasakaalutuse kohast on väga lihtne jääda sinna hirmumängudesse ja süüdistamistesse, aga kõige parem on alati see igas konfliktsituatsioonis, et me tuleme ise suuremasse rahusse ja maandame ennast. Siin võib ka näiteks türkiisi kandmine aidata või kutsud türkiisi kristalli energia enda ja oma siis selle, kelle kohta sa küsid, tema energia välja, et see türkiisi energia aitaks rahustada, maandada, julgustada, jääma avatuks, jääma kohale kõigele, mis toimub. Et tegelikult ei ole ükski protsess isiklik, mis meiega toimub ja väga tihti on need keerulised situatsioonid elu meile toonud, sest et me oleme hingetasandil olnud avatud sellele, et me üheskoos puhastame mingid tasandid ja toome mingid tasandid suuremasse valgusesse. Ja mitte isiklikult võtmine olukordadest õppimine ja nende õpitud kogemuste kasutamine, praktiseerimine toob meile hästi sügava elutarkuse. Et praegu see, mida sa oled siin kogumas, on enda valgus, enda tarkus, enda jumalik juhatus. Et kindlasti hoia oma süda võimalikult avatud, et mitte pahandada, et me oleme inimesed ja kõik võivad eksida ja kõikidel meil võib olla selliseid keerulisi situatsioone ja keerulisi olukordi. Et tunnen, et valgusmaailm soovitab, et kirjuta kas või üles kõik, mida sa koged või suhtle valgusmaailma abilistega läbi oma palve, läbi ausa tunnistamised, mida ma tunnen, võib-olla ka üles tunnistamised, sa tunnistad, et sa oled võib-olla ka mis iganes mustrites olnud, võib-olla ka lausa pahatahtlikkuses või kättemaksus või hirmus või sellisest mis iganes energias, et tegelikult need on kõik energiad, et ei ole halba ega head, et need on olnud lihtsalt inimlikud kogemused ja nad on kõik see on lihtsalt puhas energia. Ja niipea, kui sa asju nimetad õigete nimetustega, siis esiteks sa tõused hästi suurde küpsusesse ja teiseks ka see olukord laheneb iseenesest, et see küpsemine, sinu küpsemine aitab sellel olukorral jõuda tagasi siis magususse ja ärkamisse. Et see ebamugavus, mis on tekkinud, tuli sulle selleks, et sa õpiksid võib-olla asju nägema ka teise inimese pilgu läbi või uue nurga alt ja nägema seda, et see, kuidas sa senini oled toiminud, et tegelikult on veel parem viis, kuidas toimida. Et see on selline endasse vaatamise aeg, mis sulle on antud, et sa saaksid muuta oma hirmupõhise või mingil tasandil vanade stresside tasandil elamise tõesti valguspõhiseks ja südamepõhiseks, et see on selline kõrgesse energiasse tulemise koht ja võti selle juures ongi siis hästi ausalt kõige nimetamine nii, nagu see on, mitte üle dramatiseerida ega mitte kuidagi endale liiga teha, vastupidi, armastuse ja kaastundega vaadata, et ahah, olen olnud sellises kohas, olen olnud sellises kohas, aga see ei muuda minu väärtust, et minu tõeline tuumväärtus ja olemuse hinnalisus ei sõltu sellest, mida ma olen kogenud või mida ma parasjagu tunnen, et minu kogemus ja minu tunded, need on olnud lihtsalt maised kogemused, aga minu tuumolemus on puhas valgus, on puhas armastus, on puhas jumalikkusega üks olemine. Et siin on hästi vaja, et sa hoiaksid seda kõrgeimat visiooni kõikide asjasse puutuvate jaoks, sest et mul on tunne, et see on nagu mõnes mõttes sinu sellisesse õpetaja energiasse tõusmine, et seesama peaingel Raasieli kaart ka, mis siin tuli alguses, ütlevad, et sinu ülesanne on teisi valgustada. Ja vaimse õpetaja üks oluline ülesanne on see, et me suudame minna enda sisse ja vaadata vastuseid enda seest, sest me oleme algallika poolt alati juhatatud, me kõik oleme. Ja vahel ongi elu paneb meid sellisesse situatsiooni, et me tuleksime veel rohkem endaga kontakti ja väljendaksime veel
puhtamast kohast seda tõde, mõistes ka teiste kogemusi ja teiste arusaamu. Mitte lihtsalt, et minu seisukoht on see, vaid et võimalik, et see olukord õpetab sulle nägema ka seda, kuidas teine inimene võib kogeda mingeid kohti hoopis teistmoodi. Ja võimalik, et see ei olegi siin tahtnud kellelegi üldse haiget teha, et see ei ole see, et nüüd sa oled tahtnud paha, vaid see, et ka kogemata nagu oma teadmatusest me võib-olla oleme ületanud kellegi piire või eeldusi või ootusi ja siis ei maksa ka sellega pahandada või kuidagi see ei ole see koht, et ma olen sinust parem või halvem või mis iganes, et see ei ole nagu see egomängu koht, vaid see on see, et südamesse tagasi jõudes hakkame nägema, et need kohad ei ole isiklikud, aga me võime kogeda neid kohti kui väga isiklikke ja me saame kasvatada väga suurt kaastundlikkust ja austust kõikide suhtes, kellega me koos neid protsesse läbime ja see toob meisse tegelikult väga palju suurema armastamise võime. Nii et ma tunnen, et see, kuhu elu sind suunab, on sellisest nagu kohast, kus sa võib-olla ei ole suutnud kõiki kogemusi armastuses vastu võtta palju suuremasse aktsepteerimisse, austusesse ja selgelt nägemisse ja võimalik, et ka siis just nimelt enese aktsepteerimisse. Ja enese aktsepteerimine võib tähendada seda, et me tunneme ära enda need varjuküljed, aga see võib väga hästi tähendada ka seda, et meil on vaja ära tunda ka enda valgus, enda tuumolemus, mis on puhas armastus ja kaastunne ja halastus. Et siin on võimalik, et ongi selline kogu enda selle kõrgema olemuse vastuvõtmine, ülestõusu protsessi, võib-olla selline natukene kõrvetava algusega koht, aga see kõik laabub imeliselt. Ja elu ütleb sulle, et lase lahti klammerdumisest selle külge, kuidas sa arvad, et asjad peavad minema. Et siin on soovitus, et kutsu valgus maailma appi, et las algallikas juhatab, las algallikas otsustab. Et vahel on kõige parem see, et me lihtsalt laseme lahti ka selle olukorraga tegelemisest. Kui me näeme, et me oleme andnud endast parima, see ei ole toiminud, siis me saame ka just nimelt läbi selle lahti laskmise tihtipeale kogeda suurt edu. Et sageli väga suured läbimurded toimuvadki niimoodi, et ja mõnes mõttes ma naeran, sest ma olen ise neid kohti nii palju läbi teinud, aga ma saan aru, et kui selles kohas olla, siis see võib tunduda väljakannatamatult ebameeldiv. On see, et ma kogen olukorda, mis tundub täiesti võimatu. Ja ma saan aru, et mida rohkem ma üritan lahendada, seda suuremaks see pusa nagu tõmbub see sõlm kokku. Ja vahel on lihtsalt see, et ma lasen selle kõige lahti, et ma annan selle loodusele, ma annan selle algallikale lahendada või ka lihtsalt lõdvestun. Võib-olla ka vahetevahel lihtsalt, et lähen magama ja hommikuks ongi olukord palju selgem, sest ma olen läbi lõdvestunud nendest stressikihtidest, kuidas ma seda enda energiaruumis olen üleval hoidnud, seda protsessi. Et siin on päris kindlasti tulemas väga imelised lahendused ja kui siin on tegemist paarisuhtega, siis õnnelik abielu ja kõik läheb väga ilusasti omale kohale, et siin võimalik, et ongi õppetunniks olnud siis enesevalitsus ja kannatlikkus ja andestava ja tervendava energia toomise oskust, sest et võib-olla te partneritena õpite praegu seda kõigepealt omavahel jagama ja kogema selleks, et kui teile tulevad lapsed või kas selles kehastuses või ükskõik mis kehastuses, et siis te oskate olla ka andestavad ja kaastundlikud oma järeltulijatega. Et siin on unistuste täitumine päris kindlasti garanteeritud, see kõik praegu toetab teid ja julgustab teid ja suunab teid täpselt õiges suunas. Et nii meesenergia kui naisenergia soovid saavad lõpmatult täidetud, et ei ole nii, et ma pean muudkui tegema kompromisse ja järele andma, vaid see, et kui sa päriselt nagu lõpuni lähed läbi nendest kihtidest, sa saad aru, et see oli vajalik. Võib-olla sa saad aru, et see oli mingi
vanema muster, mida sa parasjagu tegid, et siin see kuidagi see Miikali viis räägib mulle, et võib-olla on olnud kogemata või ka teadlikult hingetasandil siis nagu sellised ebaterveid nagu toksilisi meesenergia mustreid üle võetud. Ja siis praegu valgusmaailm aitab neid energiaid sinust ja teie suhtest või suhtlemisest puhastada ja tervendada. Võib-olla on siin olnud selline hästi jõuline tahtmine, et sinu tahtmine jääb peale, aga naisenergia on öelnud, et niimoodi ma kaasa ei liigu. Et see muster peab läbi saama. Aga tea seda, et ükski egumuster, hirmumuster ei kesta kunagi igavesti. Ja et need egolood saaksid kõige kiiremini vabanetud, ongi ülihea, kui me oskame hoida sellist rõõmsat, armastavat ruumi. Isegi kui meie enda sees toimub keeristorm, oleme me suutelised seda väga hästi tegema. Et need, kes on lapsevanemad, need olete seda ilmselt kogenud, et kui laps ikka jonnib ja trambib jalgu, siis endal võib ka sees kõik keeda. Aga sellel hetkel on niivõrd ilus ja turvaline tegelikult kõikidele, ma lihtsalt olen kohal. Et isegi kui mul on enda sees ka selline kobrutav tunne, ma olen kõikide meie jaoks kohal, kõikide meie tunnete jaoks kohal. Ma ei pea neile reageerima, ma ei pea nendega kaasa liikuma. Ma lihtsalt luban olukordadel olla, sest ükski jonninutt ei kesta igavesti ja ükski emotsioon ei kesta igavesti ja ükski egolugu ei kesta igavesti, kui me just neid lugusid ei hakka enda peas juurde rääkima. Ja see, mis mul on tunne, et see praegu mõnes mõttes see olukord, mis on tulnud, võib sulle tunduda, et ma lasen kõigest lahti, et on tunne, et tahaks nagu kõigele käega lüüa. Aga see lahti laskmine oma senisest hoiakust või senisest mustrist võib sulle tuuagi sekundiga täiesti uue tunde, et ükskõik, mida sa praegu tunned ja koged, lihtsalt luba endal olla kohal ja vaadelda. Ahah, ma praegu kogen nii. Ahah, praegu kogen nii, et ma vaatlen neid olukordi, sest et lahendus on teile kindlasti garanteeritud ja unistuste täitumine on garanteeritud, et siin ei ole sellist olukorda, et kõik jääbki selliseks, vaid et selle olukorraga nii-öelda võitlemine või sellele olukorrale vastu hakkamine, mis praegu on, see on see koht, mis on vaja sellel lastel lihtsalt olla, et mitte vastu võidelda. Mida rohkem me võitlemisega võitleme, seda suuremaks võitlus muutub. Aga kui me võitlusega ei võitle, siis suubub kõik tagasi rahusse varem või hiljem. Nii et praegu on sulle selline tõesti nagu see number 1 on, sul on vaja olla selline imeline teemantvalguse sammas, et hoida lihtsalt ruumi kõigele, mis praegu on, kõik laheneb, kõik läheb väga hästi. Sellised sõnumid, kallis grupp number 1, loodan, et saite siit endale üht-teist kasulikku. Aitäh teile kuulamast, vaatamast, kommenteerimast, jagamast ja soovin teile imelist lahenduste voogu ja mäletage, unistuste täitumine on garanteeritud. Kõik läheb väga hästi. Aitäh, kallid vipid, ka teile toetuse eest. Võite siia alla jätta ühe südamekese, kes seda esimest gruppi kuulas ja vaatas. Ja läheme grupi number 2 juurde. Tere, armas grupp number 2. Mul on tunne, et siin on sinu sees selline hästi suur palve, nagu ma nagu näen, et keegi lausa nagu põlvili, käed silmade ees ja palun, et millal ükskord see asi läbi saab. Millal ükskord see asi läbi saab? Mille lõppemist sa siin ootad? Sa ootad, et keegi teeb otsuse, mis toob
uued algused. Nagu kuninganna, kes ootab, et millal see kuningas ometigi otsustab, et ta on nüüd täielikult oma kuninga energias kohal. Et iseenesest sinu energia on väga ilus, aga sa vaatled mingisugust olukorda, millest sul on nii kahju või nii kõrini mingisugusest kohast. Ja võimalik, et see olukord on praegu sind suunanud rohkem üksi olemisse ja võib-olla sul on olnud hirm, et kas see ei saagi kunagi läbi, samas sa tead, et see üksi olemine saab läbi, et see on lihtsalt etapp. Ja see, mida ma tunnen, mida praegu algallikas tahab sulle öelda, on see, et sul on vaja sellele teisele inimesele anda aega. Et toimuks täielik harmoniseerumine, on vaja vahetevahel inimestel lihtsalt ruumi. Ja see otsus, mida sa oled oodanud, et see teine inimene teeks, on sul vaja endal teha. Endal keskenduda. Praegu sa oled pilguga nagu hästi palju sellel üksi olemisel. Mida teha, et see pilk muutuks? Väga huvitav, tuleb sulle soovitus, et mine veel rohkem enda sisse ja sa tunned teie üks olemist. Väga kaksikleegilik energia, ma ütleksin. Et sa leides enda kõrgema tõe, leiate tega harmoonia selles kogemuses, selles suhtes. Ja mida universum sulle soovitab? Näe enda partnerit ja ennast oma visioonis õnnestumas. Tunne, taju, kujutle või mõtle sellele, kuidas teid saadab suurepärane edu, suurepärane võimaluste voog. Sest et see on teile garanteeritud, see on universumi poolt teile antud, te liigute valgustatusesse, kõikide unistuste täitumis, ühesõnaga küsimus ei ole praegu selles, kas sa oled kuidagi valesti loonud, ei ole, kõik pidigi täpselt nii minema, nagu on olnud. Et te saaksite rahulikult valida ikka jälle koos olemise. Et siin on kuidagi sinu meesenergia ja sinu kaksikleegi või selle partneri meesenergia, kelle kohta sa küsid, teinud mingisuguse suurejoonelise plaani, mida su naisenergia veel ei tea, aga sul on vaja usaldada, just nimelt tuleb see sõnum usaldus. Usalda, et see kogemus on vajalik selleks, et te praegusel hetkel aitate läbi selle kogemuse kuidagi veel palju rohkemaid hingesid, oma hingegrupil ärgata. Võimalik, et nad näevad teie protsesse, võimalik, et nad kogevad teie protsesse kõrvalt ja saavad sellest inspiratsiooni. Et hästi suured armastuse maale toojad olete. Ja ma ütleksin, et kõige suurem probleem praegusel hetkel on olnud see, et sa ei ole tundnud ära, mis see uus plaan on. Selleks ongi vaja rohkem omaette minna, et sa näeksid algallika plaani, Jumala plaani teile. Ja praegu, kui ma seda räägin, siis ma tunnen, et siin väga paljud juba hakkavad nägema. Seda kohe tuleb see info nagu, seda oli vaja vaadata. Mida on vaja vaadata? Unistuste täitumist ja seda visiooni on vaja vaadata, kuidas kõik unistused täituvad. Ja seda, et te olete tegelikult teineteise jaoks parimad sõbrad ja te oskate üksteist väga hästi üles äratada. Et usalda, et sinu sisemine tarkus, mis on tegelikult selle olukorra loonud, on olnud niivõrd tark, aga sinu kõrgem olemus ühesõnaga või teie kõrgem olemus ühiselt on äärmiselt nutikas, kuidas väga kiirelt mingisuguseid protsesse läbi teha. Aga
mind kohe, ma hakkasin nagu vaatama, et mida need meesenergiad siis, sisemised meesenergiad kokku leppisid, mida naisenergia peaks siin õnnistama. Et teeme kõik platsi puhtaks ennem, kui me uuesti kokku saame. Raisakotka energia on tegelikult väga hea energia. Seda ei ole vaja absoluutselt karta, see näitab lihtsalt seda, et praegu te aitate üksteisele ära koristada, ära puhastada, minema pühkida need mustrid, mälestused, eluhoiakud, karmamustrid, energeetilised jusud, mis teie energiaväljas on olnud, mida te uude tsüklisse kaasa ei võta. Ühesõnaga, praegu on hästi ilus ettevalmistusaeg, kuigi see ei ole võib-olla tundunud sulle, et kui lahe, sest et see on inimlikus plaanis tundunud, et oota, nüüd on midagi nagu viltu, et meil ei ole selline ilus koht praegu olnud, et pigem on selline mingi valus koht olnud. Aga see kogemus aitab teil teie telepaatiat välja arendada ja teid tegelikult häälestada hästi ühele lainepikkusele, et te teete koos läbi mingisugust protsessi, mis on intensiivne, mis toob ülesärkamise mõlemale poolele. Hästi ärkvel oleku, et ei lase jääda uinunud olekusse, selline ärkvel püsimine. Ja see toob teile meeletult suure edu ja õnne, et siin ei ole nagu ühtegi sellist halba kaarti või et hirm on. Ja et peaks kuidagi hakkama varjuma või kaitsma, vastupidi, see on jumalikult juhatatud protsess, mida inimlikud minad praegusel hetkel lihtsalt lasevad läbi enda kogeda, et siin on 3 suure arkaani kaarti pluss sauade 2, mis näitab väga ilusat üheskoos edasi liikumist, et millal see ükskord ometi lõpeb, oli siin ka ennem küsimus. Ma küsisin, et kas sellel kuul, kas sellel nädalal ja viimane kord, kas see ongi läbi ja vastus on, et see on läbi. See, mida sa oled tahtnud, et lõpeks ära, ongi läbi saanud, see raske protsess on läbi saanud. Kas meil on vaja praegusel hetkel stressi vabastada kehast? Kas meil on vaja üldse midagi teha? Midagi on vaja teha, õnneratas, kogeda õnne. Enam ei ole vaja oodata. No see, mida mina näen praegusel hetkel, on see, et palju õnne, te tegite selle koha juba ära. Kui huvitav, 2 kaarti lendasid siit praegu. Südame, mandala ja jooga. Joogat oleks vaja teha ja mediteerida, kuulata meeldivat muusikat, tegeleda oma kehaga. Keha, meele, hinge vaheline ühtsus. Okei. Kas on veel midagi universum, mida me peame küsima? Vastus on ei. Ja ongi sinu lugemine tehtud. Sa tegid kõik täiuslikult, see raske koht on lahenenud, näe seda, su vägi on siin, sa oled kohal, sa oled endas kohal, õnneratas, kõik, siin saadab suurepärane õnn. Tee joogat, kuula head muusikat, võta endale rahulikult aega. Teie koos olemine, kus on su kaksikleek, kelle kohta sa küsid või partner, teie koos olemine on garanteeritud, see on universumi poolt nii ja sa ei pea absoluutselt muretsema. Mul ei ole midagi rohkem siin öelda. Ma tänan, aitäh kuulamast, vaatamast, kommenteerimast, laikimast. Uued algused on siin. Andestav ja kaastundlik tagasivaade minevikku. See oli ära, see on minevik, mida sa vaatad, see ei ole see, mis sulle haiget on teinud, on minevik, mitte tulevik. Tulevik on hoopis teistes toonides ja nii see on. Ma ei saa rohkem kaarti võtta, mulle ei antud praegu luba, nii et
aitäh kuulamast, vaatamast, aitäh kallid vipitele toetusest, mingu kõik kõige kõrgema plaani kohaselt. Ja kolmas grupp. Tere armas grupp number 3. Nii tunnetan korraks seda energiat, ennem kui ma kaarte võtan. Endasse uskumise taastamine ja stabiliseerimine tuleb siit. See olukord, see inimene, situatsioon, mille kohta sa oled küsinud, tundub, et on pannud kahtluse alla sinu tõe. Ja tegelikult, kui sügavamalt vaadata, siis ta on käivitanud selle, mida sa oled iseenda kohta ebatõeselt uskuma jäänud või lasknud võõrastel energiatel enda energiasüsteemi. See võib olla ka täiesti nii, et sa vaatasid mingit filmi, kus peategelane oli stabiilne või siis ei uskunud endasse ja sa alateadlikult oled võtnud mingid sellised jusud endale täiesti kogemata üle ja nüüd on segadus su sees ja siis tuli keegi, kes näitas sulle seda kohta. Ühesõnaga, siin on toimunud samastumine oma mitte minaga. Issand, kui ma joon seda mahla. See värska pirnimahl mineraalveega, mul täielik lemmik. See ei ole reklaam, aga ma lihtsalt tahan jagada, ma olen nii õnnelik, sest see on jook, mida ma tõeliselt jumaldan. Aga tagasi tulles sinu teema juurde, kallis grupp number 3. Praegusel hetkel oled sa tulnud ühest küljest mingisugusest raskest kogemusest. Tunnen lausa südamevalu või selline pitsitus rinnus ja selline üksinduse tunne, mis siin võib olla. See on selleks, et sa palvetaksid. See on selleks, et sa hakkaksid taotlusi looma. Peaingel Sandalf on selline imeline ingel, kes aitab meie palved väga kiiresti universumisse jõuda. Peainglid, inglid on kõik meie enda kõrgema mina osised, need ei ole meist kuidagi eraldi, need ei ole teise maailma tegelased, me ise oleme kõik üks suur tervik. Et praegu see sinu kõrgema mina osa on sul lasknud seda kogemust kogeda, et sa saaksid treenida välja tulema sellest situatsioonist, et sa saaksid treenida tulema tagasi looja energiasse, kus sa saad enda mõtte ja sõnajõuga luua täiesti uue olemise, täiesti uue energiakogemuse. Et see, mida sul palutakse praegusel hetkel teha, on olla avatud, rohkem avatult suhelda valgusmaailmaga, iseendaga, et ma avan ennast uuele võimalikkusele, ma avan ennast uuele vaatenurgale, ma avan ennast uutele juhatustele ja ma ei lükka edasi enda aitamisega, et ma ei lükka edasi enda aitamist, on eesti keeles korrektne, ma usun. Et enda toetamine, enda väestamine, enda heaolu nimel endale tähelepanu pööramine on enesearmastamise olulised kogemused, olulised töövõtted. Ja üks kogemus, mida mina olen elus õppinud, on see, et ennast armastades ma ei lükka enda aitamist edasi. Kui on ebamugav koht, on käivitus, on aktivatsioon toimunud
ja ma tunnen, et mul on keeruline, siis ma teen esimesel võimalusel ennast abistavaid, ennast toetavaid, ennast jõustavaid praktikaid. On see abi küsimine kelleltki teiselt, on see valgusmaailmaga suhtlemine, on see endale aja võtmine, rahulikult enda tunnete läbi tunnetamine ja läbi enda tunnetuste selgusesse jõudmine. Et kõik sellised enda väestamise praktikad, enda teele pühendumised ei ole ainult mitte sinu jaoks, see ei ole isekus teiste arvelt, vaid see on tegelikult kõikidele kõige kõrgem ja kõige parem, et inimene, kes endast hoolitseb, on ka ju teiste jaoks palju meeldivam kogeda ja palju väestavam, kes oskab ennast väestada, jõustada, oskab seda ka teistele pakkuda. Et samamoodi inimene, kes peseb hommikul hambaid, temaga on palju meeldivam vestelda kui sellise inimesega, kes ei ole näiteks hambaid pesnud. Ja samamoodi on ka energiate mõttes. Et praegu selline käivitus, mis sul on tulnud läbi selle suhte või selle inimese, on selleks, et sa õpiksid tõusma enda kõrgemasse potentsiaali, et sa ei jääks enda väikse mina tasandile nagu laps mina tasandile. Et siin on ka võimalik, et näiteks oledki küsinud näiteks oma mõne lapsevanemaga suhtlemise kohta, kes on mingis mõttes võib-olla sellist ebamugavust üles toonud või väga palju ebamugavust, väga kõvasti sind trigerdanud. Et siis see trigerdamine ei ole kogemata, et sa oled hinge tasandil ikkagi lausa palunud, et see toimuks. Selleks, et sa saaksid integreerida enda kõrgema olemuse. Ja tihtipeale inimesed hakkavadki enda kõrgemat olemust enda ellu integreerima, kui selleks on nagu, et senine toimimisviis enam ei toimi hästi, ei funktsioneeri sellise naudingu tasandiga, nagu seda sooviks. Siis hakkavad inimesed otsima lahendusi ja sellist kõrgemat vaatenurka või üritama aru saada, üritama mõistma elu või ennast või oma partnerit või enda vanemaid, et tekib soov mõista, tekib soov aru saada ja tekib ihalus rohkema informatsiooni järele, mis tooks suurema kergenduse. Ja praegu, kui see olukord on sinu elus tekkinud, siis ongi selleks, et sa sirutuksid, et sa avaksid ennast sellele kõrgemale vaatenurgale, suuremale arusaamisele, kuidas inimesed toimivad, kuidas sina toimid, kuidas teised inimesed toimivad, mis need erinevused võib-olla on loonud, et õppida nägema suuremas kaastundlikkuses, suuremas sisemises pehmuses, sisemises tasakaalutundes. Et iga kord, kui me läheme jäikusega asjadele vastu, siis me lükkame justkui selle värava kinni, kust kaudu meil oleks saanud tulla uus mõistmine. Et jäikuse vari on võib-olla olnud siin, mida lihtsalt ka armastusega vastu võtta, mitte sellega pahandada. Et jäikus ütleb, et kui ma ei saa nii, nagu mina tahan, siis ma ei tahagi. Aga avatus ütleb seda, et ma olen avatud arusaamisele, miks see olukord praegusel hetkel on parim ja kuidas see saab mind aidata. Ja selline avatud olek jällegi suur kingitus universumi poolt sulle on siis liikumine uuele teadvuse tasandile, tõusmine oma ülestõusuprotsessis suuremasse maagiasse, suuremasse kergusse, suuremasse puhtusse, suuremasse vabadusse, suuremasse oskusesse elada harmoonias, oskusesse elada tasakaalus. Ja harmoonia ei tähenda seda, et me keelame midagi, vaid harmoonia tähendab seda, et kui vihm tahab sadada, las ta sajab. Ma ei lähe sellele vastu.
mina oma sisemise päiksega kiirgan välja ja mind ümbritsevad kaunid vikerkaared. Et vikerkaar võib olla ka selline oluline sümbol sulle. Et kui sa näed vikerkaari, siis see näitab sulle, et jää veel rohkem avatuks, aktsepteeri olukordi nii, nagu need on, see avab sinu jaoks uued erakordsed võimed, täitsa ülivõimed võivad siin avaneda, et muudkui usalda. Et see ei pruugi olla väga mugav, kui see protsess algab, aga kui sa seda hiljem tagasi vaatad ja õpid nägema sellelt uuelt teadvuse tasandil, kuhu sind tõsteti, siis sa tagantjärgi vaadates oled nii tänulik, et see tõstmine toimis ja toimus, et see enda ületamine on igati seda väärt, ütlevad ka kaardid. Et võta kõik väljakutsed vastu kui võimalused kasvamiseks, suuremaks mõistmiseks ja pühendumiseks, mis toob sulle väga imelised avastused. Et me ei saa avastada, kui me ei liigu tundmatule alale ja praegusel hetkel, kui su elus on sellist, ongi nagu, see on su elu eesmärgi rada inimestele tundubki sageli täiesti võõras rada, sest seda mööda ei ole varem läinud, aga see näitab seda, et sa täidad oma elu ülesannet. Sest need vanu radu me võime alati tallata ja seal käia. Aga kui sa oled astunud oma tõelise kõrgema elu ülesande teele, siis on väga tihti tunne see, et mis siin toimub, täielik pimedus. Ma ei ole kunagi enne sellises olukorras olnud, et see on nii keeruline, ma ei saa aru, ma ei näe, ma ei mõista. Aga see näitab seda, et sa oled astunud tegelikult õigele teele. Ja sa ei ole nii-öelda nagu universumi poolt hüljatud. Sest et kui sa oled avatud oma sisemisele juhatusele, on iga samm sulle ette antud. Iga samm on sulle ette antud. See, et sa ei ole tahtnud. Ja ma tunnen, et siin on tõesti olnud selline nagu käsipuulsas, natukene jonnakas sisemine laps võib-olla olnud. Tunnete ise, kas see resoneerub sinuga või mitte, aga mõni kuulajatest on see nagu jonnakas laps, kes ütleb, et ma ei taha ise vaadata, näidake mulle, tehke mulle, mina ei näe, mina ei oska, ehk selline õpitud abituse muster, aga seda saame ka armastusega vastu võtta ja vaadata, mida see sisemine laps vajab, et ta julgeks nagu kasvada algallika lapseks, et ei jää nagu sinna sellesse ohvri tundesse igavesti, et millegipärast siin on olnud komme, võib-olla mitte kõikidel, aga mõnedel inimestel on olnud komme, et kui on paha tuju, siis on mingisugune raha kulutamine olnud asjade peale, mis tegelikult hiljem vaatad, et ma ei tea, kas mul seda üldse oligi vaja. Et siin on soovitus, et õpi oma aega, energiat ja ka raha energiat kasutama säästlikumalt, ära raiska asjatutele juttudele, kurtmisele, vaid pigem võta see aeg, mis sul on antud ja õpi pöörduma sissepoole. Läbi sisevaikuse tõused sa sellele uuele tasandile, mitte läbi nagu endast üle rääkimise, et sinu eesmärk võiks olla see, et sa võtad neid rahu ja rõõmupause enda elus, et sa teed seda, mida sa naudid ja sa kuulatad, mida elu sulle öelda tahab, võib-olla ka läbi mingi loomingu, läbi joonistamise, kirjutamise, laulmise, tantsimise, mingisugune selline kogemus, mis sul aitab tunda, et sa oled seest rohkem puhas. Et ei ole pidev selline mõttetasandil kõigest üle rullimine. Et see mõte on siin olnud hästi intensiivne ja see mõte on olnud intensiivne ilmselt sellepärast, et sulle on öeldud väga palju asju, mis ei ole tõde. Aga sinu ülesanne on nüüd kuulatada jumalikku juhatust ja küsida, aga mis on tõde ja häälestada enda elu selle tegeliku tõe järgi, et sa oled väärtuslik, sa oled tugev, sa oled ilus, sa oled andekas, sa oled suuteline, sa oled väga vapper, sa oled väga hoitud, sa oled väga armastatud. Need on tegelikult tõde
kui sa oled rääkinud endale teistsugust juttu ja inimesed on seda sulle siin peegeldanud, siis see on olnud isegi mitte lõhestumine, vaid kolmestumine, et on olnud justkui kaks vastast sinul, üks on siis olnud need, kes sind on aktiveerinud negatiivselt, siis on sul olnud pahameel Jumala peale ja pahameel enda peale, et nagu kõikide kolme osapoole vastu on olnud võitlus. Aga see võitlus saab ülendatud läbi selle, et sa ei pööra enam nendele valedele, ühesõnaga sellele, mis sulle tundub vale enesetundega, kui sa ütled, kui on halb tunne ja kokkutõmbumise tunne, siis sa õpid neid eristama. See ei ole tõde, ma olen avatud jumalikule tõele, ma olen avatud arusaamisele, et kuidas algallikas mind näeb, see on tegelik tõde. Algallikas näeb, et ma olen tugev, algallikas näeb, et ma olen ilus, et ma olen armastusväärne. Ja ma ei kavatsegi lasta ühelgi inimesel, kes on veel oma teadvuses uinunud seisundis, ega ühelgi sellisel mineviku mälestusel Jumala tõde üle kirjutada minus. Et ma tulen enda sees täielikku terviklikkusesse. Ja minu uus terviklikkus on, no nagu kirikus öeldakse, isa, poeg ja püha vaim, siis iidsetes traditsioonides oli see siis ema, tütar ja püha vaim. Ja me võime öelda ka siis, et naisenergia, meesenergia ja algallikas minus on üks, et ma ei eralda enam ennast. Et see eraldatuse teadvus, kui me need sulatame kokku üks olemise algallika teadvuseks enda sees, puhastab need vanad lood ja karmamängud iseenesest ära, sa ei pea nende lugudega midagi peale hakkama. Vaid see, et sa pöörad tähelepanu tõele, on nagu see, et sa paned lambi põlema ja pimeduses varjud ise hajuvad. Nii et siinkohal mul on sulle soovitus, õpi eristama. Kui on mingi mõte halva tundega, siis see ei ole tõde. See ei ole tõde, see ei ole lõpuni tõde. Ja tõde on alati vabastav, on avardav. Isegi kui see tõde on ebamugav tunda, see toob avardumise tunde. Ja see toob tagasi tõe tunnetuse, et see, mida sul on praegu tarvis, on sellisest ohvri mentaliteedist valida ise tulla algallikaga üks olemise mentaliteeti. Ja muidugi, kui sa tunned, et seda on iseseisvalt raske teha, miks mitte minna rännakuteraapiasse või konstellatsiooniteraapiasse, et seda enda üks olemist algallikaga aidata endal kiirendada, et see arusaamine ja mõistmine tuleks kiirendatult. Sellised sõnumid, kallis grupp number 3, suur aitäh teile kuulamast, vaatamast, kommenteerimast, laikimast, soovin teile imelist, maagilist olemist ja algallika tarkusega ühte sulamist. Sina oled valgus, sina oled armastus, sina oled tõde ja nii see on. Aitäh, kallid vipid, teile toetusest, võite jätta siia alla 3 südant, kes seda kuulas. Minu südamelt sinu südamele lõpmatud õnnistused. Kõik läheb suurepäraselt ja nii see on.